Ja tere kuulama, mina olen Uku ja siin selles videojuhendis räägime sellest, et kuidas saab muuta WordPressi sees piltide suurust. See tuleb ette siis, kui sul on mõned pildid võib-olla liiga suured. Ma tõmbasin siia enda arvutis olevasse Opime õppimise veebi. Tõmbasin sisse enda blogi sektsiooni siitsamast keskkonnast. Minu enda õpime veebis online.opime.ee saidil on siis selline blogi, kus ma räägin igasugu huvitavaid asju turundusest ja natukene ka tehnikast, podcasti tehnikast. Tõmbasin need siia sisse ja siin tekkis nüüd selline, prooviks niisama tekkis selline koht, kus jällegi pildid on liiga suured, ehk tegelikult neid pilte oleks vaja natukene kitsamaks teha. Nad võiksid kitsamad olla, sest praegu see pilt on rausa rõve, eks ole. Siin ta mõjub okeilt, kui on siuke väike, klikkame siia edasi. Siin on ta siuke pisikene ja okei, aga siin on ta kuidagi siuke suur, liiga suur. Ja kui me läheme siia esilehele, siin oletame, et see on meie esileht, siis see on natuke liig, mis liig. Muideks see teema on siin mingi 22, 24 või midagi siukest. Ma ei tea, mis number see on. Igal juhul see on WordPressi enda üks ametikest teemadest ja peab mainima, et blogimiseks täiesti paras. Nii et need, kes tahavad siis endale blogi teha, siis WordPressi enda teemad on väga okeid blogimiseks ja ei peagi midagi suurt muutma. Aga sellegi poolest pildid on see liiga suured. Ja? WordPressi siis saab tõmmata näiteks ühte sektsiooni, näiteks blogi sektsiooni, kus kõik blogipostitused on, saab tõmmata XML-iks ja XML tuleb siis teise WordPressi veebi sisse. Seda ma siin praegu ei näita, aga ma lihtsalt selgitan, et kuidas ma sain siis ühe näpuliigutusega, 3-4 näpuliigutusega siis kõik need postitused siia enda katseveebi. Aga läheme asja kallale. Klikkame kõigepealt siis ennast postituse sisse. Nüüd ma olen siia veebi sisse loginud ja siit tuleb klikata Edit post. Nii, nüüd siin paremal pool, siin selles versioonis siis kuvatakse featured image, vahet pole, kuidas see teil siis näitab, otsite üles featured image, ehk siis tunnuspilt eesti keeles ja klikate selle pildi peale. Nüüd siin pildi all on link, edit image, selline link ja siia peale klikkate. Avaneb see sama pilt. Nii, nüüd me tahaksime seda pilti saada natukene kitsamaks, et ta ei võtaks nii palju ruumi. Siin selles veebis, eks ole, see on tunnuspilt, me seda pildi sees või teksti sisus ei kasuta, aga kasutame just nimelt tunnuspildina. Me tahaksime, et oleks natuke kitsam, et ta ei võtaks pildina selles postituste voos liiga palju ruumi. Klikkame crop, tõmbame siin tekivad siuksed väikesed need sellised kastikesed siia 4 nurka ja siis keskele, külje keskele. Et siis siit saab võtta kinni ja tõmmata ta natuke väiksemaks. Tegelikult saaks ka ta päris pisikeseks teha või näiteks selliseks, aga me seda praegult ei taha. Nii et lükkame ta praegult hetkelt tagasi siuksest ta oli. Ma kohe näitan, kuidas seda siis aktiveerida või täide viia seda kroppimist, nimetatakse kroppimiseks. Tõmbame ta siis kitsaks ja siit kitsaks, võib-olla natuke alla poole. Nii, siit kinni võtta ja siis saab nihutada seda kohta, mis nähtavale jääb. Oletame, et see on nüüd see, mida me tahame äkki veel kitsamaks. Ja? Nii. Ja nüüd ülevalt tuleb siis uuesti klikata crop. Selle sama nupu peale veel kord. Nii. Ja näete, toimuski meil kroppimine ja nüüd ei tohi mitte panna back siit, vaid tuleb klikata save. Nii. Ja nüüd on see pilt siis salvestatud, set featured image, update ja siit saab klikata view post siis. Nii. Ja näete, nüüd on see pilt täiesti normaalse suurusega ja see on natuke viletsa kvaliteediga pilt, aga vaatame ka esilehelt, et kus see pilt on näidatud, näete, selline pilt on juba Teeme ka teise ära. Kaua võib ehk Troll Log, see räägib ühest väga huvitavast videost, kust 2 tundi näidatakse, kuidas siis see eriti kaua küpsenud liha küpseb ja ta küpseb täpselt 2 tundi ja kõik see 2 tundi on see liha siis filmitud, et selline reklaamiklipp 2 tunni pikkune, väga kihvt, väga tore, lugege seda postitust. Aga läheme siia postituses sisse ja klikkame Edit post. Sama lugu, klikkame siit selle pildi peale
siit alt klikkame edit image. Nii, siit klikkame crop ja teeme ta väiksemaks, kitsamaks. Nii, klikkame uuesti crop ja klikkame save. Nii, set featured image ja klikkame veel kord ja nüüd klikkame update, nüüd tuleb siia uuesti view post. Nii, ja näete, nüüd on ta jälle normaalses mõõdus. Nüüd klikkame veel ühe korra ja äkki on nüüd siis see, et meil on tegelikult iga pilt on natukene, laius on küll sama, kuna see pannakse automaatselt, aga äkki see kõrgus on natuke muutub, vaatame. Kõigepealt klikkame uuesti siia ennast sisse, edit post ja vaatame, mis see kõrgus siin on. Nii, siin on all pildi mõõtmed 500 korda 216 pikslit. 500 on laius ja 216 pikslit on siis kõrgus. Nii, nüüd läheme tagasi ja võtame järgmise postituse 216 pikslit tuleb meelde jätta. Klikkame jälle edit post. Siis paremast veerust klikkame siis featured image peale ja featured image alt klikkame edit image. Näed, ei lähe, ei taha minna, nii edit image. Ja siit klikkame crop ja nüüd üritame saada ta õigesse suurusesse ja näete, nii kui ma siit muudan, nii need numbrid siin muutuvad kohe reaalajas. Mis meil oli? 216 ja vaatame, kas me saame 216 kätte. 18, nii 200. Nii. 500 korda 216, see on täpselt see suurus, mida meile vaja on niimoodi, et siit saab ka siis mõõdu järgi pilte paika panna. Nihutame seda siis võib-olla natukene niimoodi, et siin oleks need näidikud natuke näha ja natuke nuppe ja loomulikult neid nuppe kõige rohkem. Klikkame uuesti crop ja klikkame save. Set featured image, teeme siin väikse muudatused, me saame seda update ida. Töötab siis ainult WordPressi originaalmuutja korral. Nii, ja see tundub täiesti okei. Lähme opime lehele tagasi esilehele tähendab. Ja siin on siis need kaks pilti nüüd täpselt sama kõrgusega. Ja meil on siin üks pilt veel. Rode Connect, teeme selle ka kiiruse mõttes ära, et näidata seda protsess tegelikult, kui seda protsessi paar korda läbi teha, see tuleb päris kiiresti välja, et ei olegi väga keeruline. Edit image, crop, tõmbame väiksemaks, 216 pidi olema nii, paneme siukse portsu nähtavaks, mis tundub, et võiks olla kõige iseloomulikum, klikkame crop, save, set featured image, teeme siin väikese muudatuse, update ja view post. Nii, ja jälle on meie pilt muutunud täiesti normaalsetesse mõõtudesse. Edasi vaatame, teeme selle ühe viimase veel ära. Ma rohkem pilte siia sisse ei tõmmanud, millegi pärast pildid ei tulnud kaasa, edit post. Ootame, kuni paremalt poolt tuleb nähtavale featured image. Klikkame image, ehk siis pildi alt klikkame edit image. Siit klikkame siis crop, tõmbame siis selle väiksemaks enam vähem. Nüüd vaatame 216 oli see vist jah. 16. Nii, tundub, et mingi selline portsjon sellest pildist oleks nagu paras ja klikkame crop ja save. Ja set featured image veel kord, nüüd muudame siin mingit teksti kohta. Ja klikkame update ja saame klikata view post. Nii. Ja selline oli siis tänane juhend, ehk siis pildi suuruse muutmine, väiksemaks tegemine toimub väga lihtsasti. Praeguseks kõik. Selline oli tänane õpetus, ma loodan, et sa õppisid midagi, ma loodan, et see oli sulle kasulik ja kasuta seda ikka ja anna mulle teada, kui sa tahad mingid sellised väiksed lihtsad asju veel saada nende kohta juhendeid. Praegu kõik ja tšau!